Selle nädalase poodiumi peateemaks on loomulikult Soomes Tamperes toimuv jäähoki MM. Meile tuleb külla Eesti kümnevõistluse tulevikulootus Risto Lillemets. Euroopa klubi jalgpall hakkab jõudma oma kulminatsioonini. Meie vaatame üle, kes tahavad minna Euroopasse ja kes tahavad minna aste madalamale. Nagu ikka, valime meie oma täi ehk nädala tegija, äparduja ja jalgpalluri. Seekordseks väljakutseks on taas kord viktoriin ja teemaks rahvusvahelise jäähoki ajalugu. Põnevad koefitsiendi infot maalt ja merelt jagab meiega Olibeti ekspert Tanel Tursk. Alustame ultratõsiste spordiuudistega. Brasiilia jalgpalluri Marcelo Guedase karjäär Prantsuse kõrgliiga klubis Lyoni Olympique sai kahjuks kurva lõpu, kuna ta otsustas peale mängu riietusruumis natukene peeretada. Esialgu saadeti brasiillane reservmeeskonda, mõni kuu hiljem aga lõpetati temaga leping sootuks. Täna mängib 34-aastane pallur jalgpalliklubis Bordeaux, mis on teel kõrgliigast välja. Minul on siinkohal öelda ainult üks asi, parem hais õhus kui valu kõhus. Ja mina soovitaks talle ära õppida dessantversioon. Möödunud nädalal otsustas Manchester City kurvastada sadu tuhandeid jalgpallifänne. Loomulikult mitte sellega, et nad on võitmas Inglise liigat, vaid sellega, et nad avastasid, et neil on veerand miljonit eurot üle. Mis selle rahaga teha? Loomulikult visati selle rahapakiga Dortmundi Borussia jalgpalliklubi ja vastutasuks võeti endale Haaland. Ja selle peale kratsisid Real Madrid ja Barcelona ainult kukalt ja mõtlesid, et ehk nemadki peaksid endale mõne Araabia naftasheigi juhatusse sebima. Sest Vene oligarhid loomulikult enam ei sobi. Ei toimi. Alustame järjejuttu, kuidas läheb Boris Beckeril Wandsworthi vanglas. Tsiteerin. Esmamuljed on kohutavad, tõdeb endine tennisestaar. Inimesi on palju, toit on kehv, elamistingimused pole kiita. Keegi peaks härra Beckerile meelde tuletama, et ta viibib vanglas ja see vangla ehitati 1851. aastal. Tõepoolest, enne sissekolimist tuleks üle vaadata elamistingimused. Ja nüüd uudiseid Olibeti rindelt. Nimelt, möödunud aastal ülipopulaarseks osutunud kampaania kodujalkavärav tuleb taas. Kui sinu kodukohas on üks suur muruplats, kus inimesed mängivad jalgpalli, aga seal pole väravaid, siis kuula nüüd hoolega. Mine www.kodujalka.ee, registreeri ära oma tiim ja oma idee ja just sina võid olla see, kes suvel hakkab taguma palle tuttuutesse väravatesse. Nagu lubatud, siis selle nädalase poodiumi peateemaks on Soomes toimuv jäähoki MM. Margus, eile õhtul, kui ma sinuga suhtlesin, sul käis 4 mängu korraga. Sa oled kõva hokifänn, ma saan aru. Ja minu küsimus ongi, kas suur favoriit Soome kannab oma koormat au ja uhkusega? Nojah, 4 mängu korraga päris ei mängita, aga kuna ma vaatasin jalkat samal ajal, siis oli tõesti 4 mängu korraga ja ma olen kõik mängud ära vaadanud, nii et tuleb öelda, et jah, see on selline lapsepõlve traditsioon. Ja alustame algusest ja kõigepealt peab ütlema, et 2 grupis, alagrupis mängitakse siis neid mänge. A ja B. A ja B. A-alagrupp mängib Helsingis ja B-alagrupp Tampere äsja valminud, spetsiaalselt selleks MM-iks valminud Nokia Arenal. Nokia on veel olemas ja toimib ja töötab ja? Tuleb nii välja, mina ka ei teadnud, aga selgub... 30-30 endiselt müüb. 30-30 praegu ruulib. Ja Hartwall Arenal tuletame meelde, neid mänge ei mängita endise nimega Hartwall Arenal, nüüd siis Helsingi Arenal, kuna see kuulub Vene oligarhidele ja selle siis sanktsioonide tõttu ei saa seal mängida. Mängitakse vanas eas 66. aastal valminud Helsingi jäähallis. Mis on väga tore, aga sinna mahub väga palju rahvast. Nostalgia. Garderoobid ei ole nii ilusad. See selleks, igatahes. Hakkame kohe pihta, vaatame, mis siis käime kõigepealt mängud läbi. Prantsusmaa Slovakkia, Prantsusmaa kaotas 2-4, USA võitis Lätit 4-1. Ütleme, oodatud seis, midagi uudist ei ole. Läti muidugi alustas kuidagi väga pehmelt ja aeglaselt ja rahulikult. Ma arvan, nad nägid, et neil on mõtet ameeriklaste vastu nii palju energiat raisata, et ennast tühjaks mängida, sest ees ootas ka veel Soomega mäng nädalavahetusel. Ja võt nüüd tänase päeva seisuga on siis meil 2 ringi peale tehtud.
et kõik koondised on saanud 2 mängu mängitud ja mingi väike selline pilt hakkab kujunema. Ütleme nüüd, Soome siin... Soomet peeti favoriidiks, siis oli seal Kanada, Tšehhi, Rootsi ja servast natuke ka USA. Ja, Soome vormi me teame, sest nad võitsid siis Venemaad. Venemaa siis muidugi loomulikult ei osale sel MM-il, aga olümpiamängudel osales ja Soome neid seal võitis. Küll siis muidugi mitte Venemaa nime all, aga aga olümpial on minust natuke teine sats ka ju peal, kui on MM-il täna. Olümpial saavad tulla ka mõned NHL-i mehed, aga... Saavad ka MM-il, NHL-i mehed on kohal. Aga need, kes play-off ei mängi? Need, kes ei mängi, jah. Ütleme, siin ongi see vahe, eks ole, et tegelikult aeg-ajalt tehakse NHL-isse paus, siis saavad mehed tulla ja kuna COVID-i aastatel nüüd on olnud, NHL ei ole pausi teinud ja seetõttu on see võib-olla see saak nagu vähe kesisem, aga seda ei saa öelda, et hoki nüüd kuidagi kehvem oleks. Sest tegelikult neid mehi ka siin Euroopa klubides, kes on väga-väga head ja hästi kokku mänginud, on väga palju. Nii et ütleme, Rootsi oli selline koondis, kes pani välja kõige vähem võib-olla mehi üldse nagu algnimekirjas, ehk nad ootasid vist 7 meest NHL-ist ja siiamaani ootavad. Ja nüüd said ju nädalavahetusel ka NHL-i esimene avaring siis play-off'e läbi ja sealt ma ei tea, kas neil on... Pudeneb mõni poisk peale? Nylander võiks tulla, eks ole... Aga Rootsil on siiamaani hästi lennud 2 mängu, nad on mänginud ja mõlemad mängud on nad võitnud. Austriat võitsid siis ju 3-1 ja Tšehhit 3-5, nii et neil on ju kõik ju kursil ilusti. Ja, ma ütlen, ongi, mis on... Nüüd viimastel aastatel on olnud Rootsiga natukene selline kõlakad või selline... Ta ei ole nagu päris selles vormis või nagu Rootsi ei ole olnud nagu nii hea, kui oodatakse. Et ta ei ole kunagi peafavoriit olnud. Isegi Soome on praegu nagu suurem favoriit ja Venemaa on olnud ju suur favoriit. Ameerika, Kanada, Põhja-Ameerika tiimid on alati sellised mustad hobused. Nad tulevad iga kord erinevate meestega, me ei tea kunagi, kuhu see välja võib nagu viia. Ameeriklased, nagu me nägime, alustasid nagu võimsalt, on ju. Teine mäng oli neil jällegi selline nagu natukene kuidagi ei klappinud kokku või... Austriaga mängisid ja siis 2-3 üle. Vaja oli lisaaega, jah, selleks, et võita. Ütleme, et ei ole päris see. Samas, praeguses faasis ei ole väga suurt vahet. Kanada on olnud väga kindel. Nad ei ole näidanud mingisugust, ma ei tea, ülivõimsat mängu, aga selgelt näitavad, et nad on suur favoriidid. Itaaliale 6-1 siis pandi ja Saksamaale 5-3. Saksamaale 5-3 ja nad juhtisid 5-1 ja siis lasid lihtsalt nagu jala sirgeks, et ega seal ei olnud ka nagu midagi öelda. Mul jäi silma mängude tulemusi vaadates. Taani kostitas Kasahstani normaalselt väravatega, et taoti puur täis, põhimõtteliselt käsipalliskoor 9-1, et nagu päris nagu raju mäng tundus olevat. Kes ei jälgi, ütleme, väga sageli jäähokit ja vaatabki ainult võib-olla nagu MM-formaati, siis tuletame meelde, et möödunud aastal Kasahstan oli ju väga kõva tiimiga, neid itaallasi võitsid 11-3 ja seal võitsid järjest kõik, nad kaotasidki ainult Kanadale, ja lõpuks siis play-offis kaotasid. Aga eelmise aasta MM-il oli Kasahstan näitas nagu tõelist sisu, on ju. Isegi Soomet võitsid. Aga mis juhtus siis? Aga mis juhtus oli see, et sel aastal ei ole neid samu venelasi seal koondises, minu arust oli see case. Päris samad mehed. Kui sa vaatad neid Kasahstani mehi, on ju, siis... Mulle tundub, et see on pigem nagu vene teekoondis või... Natuke nagu slaavi nägudega tüübid. Aga päris neid vendi ei olnud kohal, kes olid eelmine aasta. Ma ei tea, kuidas need lepingud on. Võib-olla ongi aastased lepingud ja siis tulevad uued. Võtavad oma Venemaa kodakondsuse tagasi ja lähevad. Nagu Hiina koondis oli ka ju, eks ole, Kanada 6 või midagi niukest. Kas sellel MM-il on olnud ka selliseid musti hobuseid juba või üllatajaid, et kui sa ütlesid, et eelmine aasta Kasahstan oli selline must hobune, kes tegi imetegusid, siis kas paistab ka keegi juba tõstmas pead, et ma tahan täna teha Kasahstani? Ja nagu esialgu tundus, et Taani võiks olla see meeskond ja teine nagu selline lootus või ütleme, ootused olid kõrgeks aetud just Slovakkia puhul, sest Slovakkia, nagu mäletame, olümpiamängudel tuli 3. Mäletad, me rääkisime sellest noorest Slavkovskist, kes nüüd kõrvatagused märjad ja kes oli 17 olümpial ja kes nüüd märtsis on saanud aasta vanemaks. 18 juba. Saab pudeli õlutast endale poest isegi. Just.
aga noh, ütleme, et ta on nüüd nagu silma jäänud, ta küll väravat ei ole löönud, tal on paar assisti ja ta on tabelis nagu nii-öelda statistikatabelis kirjas, aga ta veel ei ole suuri tegusid tegema hakanud. Aga Taani, kui ta lõid 9-1 Kasahstanile, no vot siis jäi mulje, et Taani võib olla see suur üllataja. Kuigi nüüd tuleb tunnistada, et pühapäeval nad siiski kaotasid. Šveitsi, kes said 6-0 ikka päris tugevalt tuppa. Mis tõttu hoopis sellisesse favoriidist seisusesse või staatusesse võib tõusta Šveits, miks mitte? Seda Šveits on nüüd 10 viimast aastat teinud nagu kõvasti tööd selle nimel, et tõsta samale pulgale ennast, kus on siis 4 suurt või ütleme 6 suuremat riiki. Me räägime siin Slovakkia, Tšehhi, Rootsi, Soome, Kanada ja USA. Ja muidugi Venemaa ka, aga Venemaad hetkel ei ole, siis on need 6. Et vabalt võib Šveitsi pidada juba 1 nende hulgast ja kes on veel siis tulemas peale Taani ma praegu nagu ei näe, et ütleme Lätil on ikkagi natukene veel minna sinna selle tasemeni. Aga Saksamaa mängib kogu aeg MM olümpiaid. Saksamaa on selline imelik. Kulda karda neil ju ei ole. Ja, no neil on Plahta. Plahta on selline mees, kes viskab väravaid, lööb, viskab randmekaid ja teeb sellist kaptenitööd nagu. Aga ma ütleks, et Saksamaal on täpselt nii, kuidas õnnestub. Nad on ju Kanadat võitnud ja ka siin isegi teine vist on olnud. No ütleme ajaloos, ma ei saa sulle praegu nagu kõik ajaloogu ära rääkida. Sest sa teed mulle kohe varsti viktoriini, kus ma pean neid kõik asju just. teadma ja nagu üle-eelmine nädal selgus, siis sa lobisesid saate peale mulle mõned vastused välja ja mul oli jube lihtne sind võita. Aga vaatamata sellele, et mina ei ole küll nagu selline tegelik hoki ekspert, siis järgmine nädal ma luban sulle, mille tuleb külla saatesse vähe tõsisem hoki ekspert, kes siis kellega me saame arutada, sest terve nädal aega toimub ju mänge 3 mängu päevas stiilis, 2 mängu päevas pluss nädalavahetus. Ja siis me saame kindlasti, tähendab, me räägime siis sellest nädalast nüüd, mis toimub praegu. Ja siis me saame kindlasti parema ülevaate ja siis juba tulevad suured finaalid siis nagu ülejärgmine nädal. Kes mängijatest on täna kõige enam silma paistnud, et kes võiks saada nii-öelda MM-i MVP-ks? Teemu Selane. Tegelikult ma arvan, et see saab olema keegi rootslane. Võib-olla teda veel ei ole kohal. Võib-olla ta alles tuleb. Ma praegu, ütleme, kui me vaatame seda tabelit puhtalt statistika järgi, siis on taanlased seal ripuvad seal, või istuvad seal eesotsas just nimelt selle 9-1 põhjal, eks ole. Sealt tuleb ju palju resultatiivseid sööte ja väravaid ka. Ja ma arvan, et ma pigem kahtlustan, et selle pärast seda Tšehhi-Rootsi mängu tundub, et rootslastel on praegu selline ikkagi ülemvõim ja sealt näidatakse väga, väga ilusat mängu. Ma ei oska nime sulle praegu välja öelda. Teeme vana head sarlatani, kukume ennustama, kes 2 esimese vooru põhjal vääriks kõige enam MM-ilt võitu? Praegu tundubki nii, et Rootsi ongi kõige paremini esinenud. Mängu järgi, lihtsalt puht mänguliselt. Ma ei ütle, et need seisud midagi tähendavad, need tegelikult ei maksa midagi, kuni vähemalt selle play-offi esimese ringi peaks nagu võitma, eks ole, siis me saame rääkida. Sest Põhja-Ameerika satsid on täpselt sellised, et nad võivad olla alguses väga tagasihoidlikud ja siis hakkavad äkki, esimene play-off mäng on oluline mäng. Ameerikas ei ole mingit vahet, kuidas sa sinna play-offi jõuad, tähtis on see võita. Ja siis me saame nagu rääkida, eks ole, siit nagu hakata tõsist mängu mängima. Aga mis tõttu ma praegu ennustaks küll Rootsit, aga Kanadal kindlasti on Kanada on teine suur favoriit ja Soome ja USA minu jaoks praegult on kahvatumad natukene, aga nad on seal ja Šveits võib olla siis see üllataja. Nii. Väga põnev, väga põnev. Hoki MM läheb täie hooga edasi, see ketrab meil siin kuni maikuu lõpuni ja nagu Margus lubas, siis järgmine nädal on meil kohal ka hoki ekspert, kes räägib meile täpsemalt, mis kõik on toimunud ja mis siin saama hakkab, nii et
vaata hokit, hoia hokil silma peal. Ja meie loomulikult ei lase oma saatel tempol langeda, vaid nüüd me kolime siit ümber diivani peale, kus meid ootab juba Risto Lillemets ja me hakkame temaga rääkima 10 võistluse juttu. Täna oleme me kutsunud endale saatekülaliseks Eesti 10 võistluse tuleviku ja oleviku lootuse Risto Lillemets. Tervist! Tervist! Selleks, et alustada kohe alguses sinuga spordijuttu, kust sina alustasid oma sportlaskarjääri, kuidas sa jõudsid trenni? Minu ema pani mind teises klassis kergejõustikutrenni koos vennaga ja siin ma olen. Et Saaremaalt hakkasin pihta ja siis peale gümnaasiumi kolisin Tallinnasse ja tegin ülikooli läbi ja siis jäin ikkagi spordi juurde. No kergejõustikutrenni sa võid seal hüpata, karata, tõugata, visata, aga sa suutsid ikkagi välja valida nagu selle kõige raskem ala sealt kergejõustikust, et 10 võistlus, et kuidas sa jõudsid selle otsuseni, et see on see asi, mida sina pead tegema? Saaremaa treener Andres Laide, siis temal teevadki poisid kõiki alasid ja sealt see nagu armastus 10 võistluse vastu nii-öelda tekkis ja sealt enam tagasi suutnud minna, ehk siis jäigi see 10 võistlus. Et sai proovitud seal veel jalgpalli ja võrkpalli. Olid ka väga vahvad alad, aga ikkagi kuidagi jäi see kergejõustik. No Eestis on 10 võistlus loomulikult äärmiselt populaarne ala tänu teatud figuuridele ajaloost. Figuuridele, alustades Erki Noolest, lõpetades Kaletaga ja kes meil veel kõik siin on, vahele jäävad. Et ütle mulle, kuidas on sellises keskkonnas nagu läbi lüüa üldse võimalik, et kui tihe see konkurents tegelikult on, täna on ju ka need tiitlivõistluste normid kõrgemad, et üldse pääseda, et kuidas on võimalik üldse tiitlivõistlustele pääseda, kõik ju ei saa. Jah, esiteks on lihtsalt sa pead nii hea olema, et sa oled selle top 3 hulgas, sest et 3 kohta on, aga mehi meil on siin nüüd juba peaaegu 9, et kes soovivad võistlema saada, aga ongi, pead olema kõige parem või siis tuleb lihtsalt natuke õnnega koos olla, et võib-olla mõnel ei lähe kõige paremini, et see norm jääbki see 8350, et praegu siin on juba 2 meest on üle 8400 teinud, et tuleb 3. mees veel, siis sa pead juba sellele 3. mehele ära tegema, et oleneb, kui hästi sul ka konkurendid teevad, sellest ka nagu natuke oleneb. Aga jah, kas koli teise riiki või tee lihtsalt ole mees ja tee ära, et muud valikut nagu ei ole. Et võtta Läti pass ja siis saad kohe peale või? Jah, just. Või vaheta ala, et muud valikut ei ole. No järgmine suurem tiitlivõistlus on Oregoni MM, nagu ma saan aru, juulis. Et selleks on sul veel ju võimalust püüda kohta, eks ole? Et on kaks võimalust on veel ees. Mis võimalus need on? Selle kuu lõpus on siis Kõtsis mainekas 10 võistlus ja siis 6 aega hiljem on Eesti meistrivõistlused siin Kadriorus. Nii et sul on 2 võimalust, et kindlustada endale koht MM-ile? Ja siis EM-ile, mis on veel 6 aega peale MM-i, et tahaks loota, et vähemalt ühele saab peale, et ma olen juba kaua ootanud, et ka 10 võistluses mingi hea tulemus lõpuks ära teha, et võiks siis see aasta nagu see välja tulla ja siis ühele tiitlivõistlusel vähemalt peale saada. Sa mainisid, et meil on 9 meest, kes tahavad hirmsasti saada tiitlivõistlustele. Mis on see fenomen, kus kohast, Eesti 10 võistlus on nagu Norra suusatamine, et järjest tuleb nagu talente peale, et kus see nagu võti veitub? Ma arvan, et see on kindlasti eestlase loomuses kinni, et eestlane ongi siuke töökas ja väga järjepidav inimene, et võib-olla see on meie loomusest nagu tulenev ja samas ka siis on siin need suurkuud, kes meil on ees olnud, et Erki Nool ja et nende järel võib-olla siis treenerid on hakanud selle 10 võistluse poole rohkem vaatama ja ka sportlased on sellele kuidagi lähemale jõudnud, et minu näitel, et ma ei ole üheski alas nagu väga hea, aga kõik kokku nagu täitsa okei. Et siis ongi 10 võistlus on nagu loogiline ala, et võib-olla ka paljude teiste puhul on nii, et ei ole niisugust ühte säravat ala, et saaks nagu üksikalas läbi lüüa. Aga mitmevõistluses päris andekad ja siis tulebki see 10 võistlus nagu käiku, et ma arvan, et see on see võti, et miks või see põhjus, et miks Eestis 10 võistlus on selline kõige populaarsem ala. No sa võid ju ise kõva mees olla ja mitmevõistluses siis olla keskmiselt hästi tugev nagu kõikides alades, aga see nõuab ka ju tegelikult ju häid treenereid, kes sind suudavad juhendada, treenida ja suunata, et kuidas sina hindad Eesti 10 võistluse treenerite taset? Treenerite tase on väga hea, nagu näitab Eesti meeste tase, et päris okei on meil, ma ütleks, et muidugi on treenerid on nagu seinast seina, et igalühel on oma metoodika ja ma arvan, et kui sa selle õige treeneriga õige sportlase kokku viidad, siis võivadki tulla siit 8, 9, 10 võistlejad, kes teevad üle 8000 punkti, mis maailmas tegelikult on päris hea saavutus.
ja ka sealt edasi, et meil on 8600, 3-4, 8400 meest, et see on ikkagi EM-il saad selliste tulemustega juba kuuldasid siin võib-olla mõned aastad küll tagasi, aga et see on ikkagi väga kõva tase ja ma arvan, et see treenerite tase on ka meil väga hea ikkagi. 10 võistluse sees, tavaliselt sportlastel on oma lemmikalad või soosikalad või alad, mis neil paremini välja tulevad nii-öelda ja siis on mõned alad, mis nii hästi välja ei tule. Kuidas sinuga on, mis sulle endale nagu meeldib või sümpatiseerib või mis sul paremini välja tuleb? Ja mis on niisugused kohad, mida peaks nagu mudima natuke? 2-kordne olümpiavõitja David Thompson on öelnud, et 10 võistlus on, kui et sul on 10 tüdruksõpra, et sa pead neid kõiki võrdselt armastama ja nende eest nagu hoolt kandma ja nagu vaeva nägema nende nimel. Ja ma ütleks, et minu puhul on ka see eelis siis, et mul on kõik 10 ala on ühtlased sellised võrdsed, et ei ole ühtegi väga halba ala, ühtegi väga head ala. Aga no mõni, mis sulle endale meeldib, ütleme. Et kui sa lähed trenni, sa tead, et täna loobin, viskan oda või et siis on nagu suu kõrvuni ja tunned, et... See, mis välja tuleb, see on lemmikala. Et konkreetselt ongi nii, et näiteks täna tuleb kuulitõuge välja, siis see kuulitõuge on ikkagi lemmik. No mitte lemmikala, aga mul väga meeldib. Et ongi, oleneb palju väga sellest, et kui hästi nagu trennis ala välja tuleb. Et kui ikkagi 3 trenni teibas nagu jooksid peaga vastu seina, et siis ikkagi ta ei meeldi. Aga samas, kui see nagu välja tuleb, siis see tunne, mis kui teivas viskab sind sinna 5 meetri peale, et seda ei saa kuskilt mujalt nagu, et tekitab külmavärinaid või kui oda lendab, et sa jääd vaatama seda oda lendu. Aga samas, kui ikkagi oda ei lenda, no siis pahasti on, et siis ikka ei meeldi. Siis läks kaugust hüppama, et aga tonn 500 on võib-olla selline ala, mis mitte kellelegi ei meeldi, aga samas nagu proovin endale nagu sisestada, et tegelikult see on ainult 4,5 minutit kannatamist, et pole hullu, see on viimane ala teed ära ja siis saad puhata, ütleme. No see on ka eriti nagu karm, nagu siuke natukene nagu sportlase narrimine, et sa oled nagu 9 ala higistanud, pannud ennast kõik välja ja siis on meil see, et nagu keera kops ka tagurpidi sees on. Et see näitab, kes on, mis mees sa oled, et sellepärast see ala mulle meeldibki, et see ikkagi näitab, mis mees sa oled, et peale 2 päeva seda tonn 500 ei ole lihtne joosta. Ja seda on valus vaadata ausalt. Seda on valus vaadata, jah. Et aga see vist annabki nagu selle, et nagu füüsiliselt võid tugev olla, aga kui sa tonn 500 suudad ärasti ilust ära joosta, siis oled ka vaimselt tugev. Vaimselt pead ikka väga tugev. Et seal ikkagi sa võid ju kaotada ja võita medaleid nagu päris kõvasti. Aga vahetan korraks teemat, rääksime põgusalt treeneritest. Eestis hästi populaarne praegu sportlaste ja üldse kergejõustike seas on see, et minnakse üle Vaikse ookeani, üle Atlandi ookeani USAsse ülikooli kusagil õppima ja selle kõrvalt ka treenima ja nüüd paljud ongi jäänud ju sinna nagu püsivalt elama. Et sina õppisid Eestis ülikoolis, oled treeninud kogu aeg Eestis. Kas ei ole olnud nagu ahvatlust, et vaatad Maicel Uibo pilte Instagramis ja mõtled, et tahaks ka seal väljamaal olla ja nautida seda sooja ilma kogu aeg? No praegu veel eriti, kui on juba mai keskpaikaga õues ikkagi talvejopega, et siis on natuke pahasti. Et selles mõttes ilmad on seal tõesti, ma ütleks, et on väga-väga head, et tingimused ja kõik see kokku, et sellepärast tasuks minna sinna. Aga mina leidsin, et Eestis kuidagi saab ka hakkama. Ma nagu teadsin alati, et ma tahan nagu Eestis minna Tallinna ülikooli, Tehnikaülikooli ja siis teha seal omad asjad ära ja siin ma saan ka treenida. Ja nii ta läks, et leidsin õnneks õiged inimesed oma kõrvale ja see asi nagu töötas minu puhul. Aga muidugi, et USAs on ju sul kõik makstakse kinni, sul on ideaalsed tingimused. Muidugi ma ütleks, et minge ja tehke seal ja nautige, sest et see on ka suur, nagu see on meeletu kogemus, kui sa lähed uude riiki üksinda peale gümnaasiumi, et see on ikkagi uskumatu seiklus, see kasvatab just. Et kui sa oled ise tugev ja saad seal hakkama, siis muidugi võib tulla väga suuri tulemusi, nagu siin on näha, et mehed panevad hästi. Panevad. Aga rääkides nendest just kliimast või meie kodumaa kliimast, siis selle tõttu on meil ju ka väga head 7-võistlejad eestlased või sisehallis nii-öelda. Et kuidas sinul selle sisetingimustega on, et kas sees tuleb paremini välja või tuleb õuest paremini välja? Siiamaani on sees on paremini välja tulnud, et võib öelda, et ma olen 7-võistleja, aga ikkagi ma usun, et lõpuks tuleb ka see üks hea 10-võistlus välja ja siis võib öelda, et ma olen ikkagi 10-võistleja. Mis on üldse selle sisehalli nagu eelised või tuult ei ole. Üks asi on see, et tuult ei ole, eks ole. Ja, tõsi. Aga ütleme, et kas see annab ka mingi eelis, et eestlased ju suurem osa ajast või perioodist, hooaja perioodist teevad ju sisehallis trenni, et need tingimused on neile nagu rohkem. Jah, võib-olla see ka mängib rolli mingis mõttes, aga
ka see, et see on siis nii-öelda esimene nii-öelda hooaeg, et sa oled ikkagi värske, et sa oled sügisel sa oled trenni teinud, siis oled natuke puhanud, aga sa oled ikkagi värske. Et kui tuleb suvehooaeg, sul on juba pool aastat on nagu trenni tehtud ja võisteldud, et võib-olla sa ei ole kevadel nii palju puhata saanud, tekivad igasugused vigastused ja et et selles mõttes sisehooaeg on nagu natuke lihtsam, sul on 3 ala ka vähem, et 7 võistlus ikkagi pigem on lihtne, 10 võistlus on ikkagi see, mis paneb proovile. Et aga 7 võistlus on siiamaani mul nagu kuidagi hästi välja tulnud, aga 10 võistluses ei ole seda õiget asja veel kokku pannud. Aga Erki Nool, pole midagi salata, on Eesti 10 võistluse ikkagi nagu korüfee, kõige suurem nimi ja nägu. Omal ajal oli ka tal oma nimeline võistlus. Kas see on ka sinul üks väike eesmärk ja mõte, et võiks olla sinu oma nimeline võistlus kusagil maailma peal, kus tulevad ägedad ässad kokku ja pakuvad Eestis show'd? Jah, võib-olla isegi mitte maailma peal, et teha näiteks kas või Saaremaal, et siuke väike kant, et luua seal mingi selline omanimeline võistlus ja aidata nagu Saaremaalt siis noori jõuda suurele areenile, et ma arvan, et see sellise väikse nii-öelda maakoha lapsele oleks nagu väga suur selline eesmärk või suur nagu aste, et ütleme, et sa seal ütleme, et minu siis silmis, kui sa seal nagu jääd silma, et siis võib-olla aidata sind kuidagi edaspidi, et mingi selline väike eesmärk võiks olla, et kodukohta nagu toetada. Aga 10 võistluse TV10 olümpiastarti. Näiteks mingi miniversioon kohalik, et vaatame, et Saaremaal sporti võiks ikkagi arendada veel, et Andres Laide teeb seal praegu head tööd, aga seal tehakse üldse võrkpallis ja kõikides alades tegelikult meeletult head tööd. Saaremaalt tuleb häid sportlaseid just, et seda edasi viia, jah. Aga hõikame nüüd Eesti rahvale need numbrid ka välja, et milline siis saab olema see punktiskoor, see sinu eesmärk, ütleme siis selle aasta või selle hooaja sees, et kus see eesmärk seatud on? Ma arvan, see number algab 8-ga. No kindlasti. Hetkel veel algab 8-ga. Me ei andestaks sulle, kui see ei algaks. Edasi on nagu raske öelda, et oleneb, mis jalas on, et kuidas välja tuleb, et see võib olla seal 2, võib olla seal 5, raske öelda. Oleneb ilmast. Aga MM-i normi lähed igal juhul püüma, on ju? Muidugi, et tiitlivõistlus on ikkagi eesmärgiks, et nii palju, kui torust tuleb. Ma küsin su käest ära viimase küsimuse. See on 10 võistlejate püha kraal, 9000 punkti. Kunas see ära tuleb? See, et sa tuleb ära, see on ju selge, aga lihtsalt küsimus on, et kuidas sa tunned, et kuna sul oled küps, et 9000 täis teha? Ma arvan, 30. juubeliks võiks olla tehtud. Täna oled 24, ehk siis 6 aasta pärast. 6 aasta jooksul pead selle ära tegema. Ma arvan, et see on okei eesmärk. No loodame siis, et sel hooajal see tagasihoidlik 8500 tuleb ära ja Kötsises me sind ka võistlemas näeme või tähendab Oregonis, vabandust. Ja Kötsises me niikuinii näeme, aga et see Kötsis on jah nagu teine Eesti meistrivõistlused, et seal on 5 eestlast on stardis, et eelmine aasta Eestikatel oli äkki 4 tükki. On millele kaasa elada. No jääme sulle igatahes pöialt hoidma ja aitäh, et sa meile said külla tulla ja oma jutte rääkima ja loodame, et ka tulevikus kohtume ja siis saame sind õnnitleda nende suurte numbrite puhul, millest me siin täna rääkisime. Päledat jalga ja vähe vigastusi. Läheb vaja. Aitäh. Euroopa jalgpalliliigade hooaeg hakkab finišeeruma, jäänud on vaid 1 mängude voor, mõnedes liigades natuke rohkem. Mõnedes juba tehtud kõik. Mõnedes juba kõik tehtud. Aga suurtes liigades siis tõepoolest 1 voor mängida. Möödunud nädalal mängiti ka Itaalia karikafinaal ja Inglise ehk FA karikafinaal. Ka need mängud vaatame läbi, aga alustame siis kõigepealt liiga tabelitest ja läheme kohe kõige põnevamate liigade juurde. Alustame Itaalia liigast ehk siis Serie A-st. Ja seal on siis seis selline, et Milani klubid jagavad siis seda esimest kohta, millega ei ole veel päris selge. No 2 punkti vahet on ju. AC Milan ees, Inter Milan teine 81 punktiga, et no 1 mäng on mängida ja see läheb viimasele mängule. Kui Milan kaotab, Inter võidab, siis on Inter meister, aga
nädalavahetusel keegi ei eksinud, lootus oli, et äkki Atalanta võib Milani natukene kurvastada. Jah, aga pigem tundus isegi, et Cagliari oleks võinud üllatada Interit, et ma vaatasin seda mängu niimoodi ühe silmaga ja Inter oli küll üle, aga tegelikult Cagliari oleks võinud seal ikkagi nagu pahandus korraldada, aga Lautaro Martínez tegi lõpuks ikkagi mängu ära, lõi 2 golli ja ilusad väravad lõi ära, et ma saan täitsa aru, miks pool maailma tegelikult seda Martínest endale tahab saada ja taga ajavad teda, et väga terav, väga osav ja ta on hea mängija, väga hea mängija, et ja laheda soenguga ka, mis on salati. Ja. Teeb ikkagi pool mängust ära ju. Väga stiilne, poppoiss, natuke sarnane. On, aga tal on lihtsalt nagu püsti pealt, et ta ei ole külje. Ma võin ka seda lakkida. Tahad ka Martínez olla, jah. Aga ega ei saa öelda, et selles Milani mängus oli sama asi, et tegelikult Atalantal oli võimalusi, aga kuidagi väga pehme, aeglane ja natuke tundus, et mis siin ikka hakata siin oma nii-öelda lähedast sugulasklubi siin kurvastama, et aga mis on Itaalias tegelikult võib-olla isegi põnevam kui esikohavõitlus, tegelikult esikohavõitlus on ikkagi meeletult põnev, aga tegelikult on põnev ka 5. kohast kuni 8. kohani. No ütleme 5.–7. 5.–7. on ja 8. ka ikkagi. Atalanta täna 59 punktiga 8. ja Lazio on 62. Ja neil on kõigil võimalik saada Euroopa kohad, et ongi, et kes kuhu nüüd saab, et kas konverents või Euroliiga ja siin ikkagi tihe, ongi Rooma, Fiorentina, Atalanta ja Lazio omavahel siin pusivad. Eelisseisus võib-olla on Fiorentina ja Lazio, kuna neil on 1 mäng vähem peetud ja neil lootus kindlustada endale eurokohta. Aga tead, mis probleem on vähem? Fiorentina mängib viimase mängu Juventusega. Siin võib küll oletada, et Juventusel ei ole väga palju kaalul enam, sest neil on 4. koht kindlustatud. Jaa, aga meeskonnad, kui nad saavad pingevabalt mängida, siis see mäng on hoopis teine jälle. Just, seda ka, jaa. Aga see sõltub lihtsalt, keda mängitatakse. Seda küll. Ja siis seis on selline, et Lazio, Napoli on 3. kohal, seal ei ole midagi, ta nagu ei liigu ette ega tahapoole. Ja Roomal oli veel Torinoga mäng ja Torino on ka üllatanud see hooaeg. Nii et Torino ta on 10. kohal praegu, ta on roninud, et ja Torinol on ka väga palju võita tegelikult mingis mõttes, et neil on võimalik veel tõusta ja neil on võimalik ka natukene langeda, et ütleme siin viimaste voorudega tegelikult mis ongi võib-olla ütleme nendel satsidel, kellel on nagu millegi peale mängida, lähevad kokku satsiga, kellel ei ole millegi peale mängida, siis seal on väga nagu sats, kellel ei ole nagu millegi peale mängida, nad lähevadki kuidagi lustima, nautima, võtma nagu hooajast viimast ja võib hakata mäng väga hästi jooksma ja võivad hakata suuri karistama. Aga esikohaheitlus Sassuolo Milan. Sassuolo on see hooaeg isegi vist Napolit võitnud, kui ma ei eksi. Ja ta on niisugune üllatusvõimeline klubi. On, heal päeval kõik võivad ju tegelikult tänapäeva jalgpallis kõik üllatada, aga Sassuolo on praegu 11. kohal ja eks me näeme, mis saama hakkab. Ja Itaalia karikas. Ja räägime karikast ka, kui me räägime kiirelt karika üle, karika finaalis mängisid siis Inter ja Juventus ja ütleme tänavuse hooaja põhjal loogiline tulemus, Inter võitis mängu 4-2, aga väga tuline andmine, väga kõva mäng oli nagu kõva andmine oli. Ikkagi mulle meeldivad finaalid, kus lüüakse rohkem kui 1 värav, et siin ei ole midagi nagu öelda, et nagu kui siin 10 aastat tagasi finaalides ikka oli siuke märistamine käis. Mängu ilu on oluline, et kui sa lööd nagu 10 korda latti või posti, see on ka fine, kui seis jääb 0-0, aga kui nagu midagi ei toimu, sest käib tagaveeretamine ja bussiparkimine, siis on igav, jah. Sest karikafinaalides on seda juhtunud, et ei toimu mingit väga suurt andmist. Aga siin on tõesti nagu hirmus küte käis ja Juventus sellele alla jäi siiski, 3-2 jäi seis. 4-2 tähendab, vabandust, ja õige. Aga kui me juba siin karikafinaalidest räägime, siis räägime ära ka Inglismaal toimunud karikafinaali, mis oli ju meeletult äge thriller, Wembley staadionil see toimus Mason Mount mees, kes on kõik finaalid Wembley'l, mis ta mänginud on pähe saanud, kaotanud, läinud teise kohaga koju. Nii juhtus ka seekord, mäng lõppes siis normaalaeg ja lisaaeg 0-0-ga. Olgem ausad, sellist nullimängu ma võin vaadata ja sellist nullimängu ma naudin nagu täiega. Mäletad, ma küsin sult, kuidas siis ennustame, eks ole, sa ütlesid, et Chelsea jääb teerulli alla.
no ja ka mina arvasin, et tegelikult see oleks olnud loogiline, aga viimaste mängude põhjal võiks aga me unustame kogu aeg ära selle, et Tuchelil on suured tahvlid, kirevad markerid. Ja me unustame ära, et statistika maksab midagi, sest kõik mängud sel hooajal on Chelsea mänginud viiki, mõtleme normaalajal Liverpooliga ja karikafinaal, liiga karikafinaal samamoodi viiki, pendlad ja kuni värava vahtideni välja. Aspilicueta eksis penaltil ja see põhimõtteliselt saigi saatuslikuks, et seal nagu... Aspilicueta eksis ja siis võttis ära selle... Mane eksis, eks ole? Või õigemini Mendi võttis ära ja siis kes meil eksis seal... Võin sulle kohe öelda, kes eksis. Meil eksis Mason Mount viimasena ka oma ebaõnne staadionil ei saanud hakkama. Aga lõpuks siis Liverpool võitis ja Liverpooli unistus 4 karikast sel hooajal on veel elus. Kui kõik muud karikad tunduvad nagu lihtsasti kätte saadavad siis, või nagu käega katsutavad siis ja enda teha, siis meistrite liiga kahjuks või Inglise liiga just ei ole enda teha, et siin on vaja oodata, et Guardiola poisid eksiksid ja saaksid pähe kusagilt ühe mänguna. No sujuvalt jõudsimegi Premier Liiga juurde ja vaatame siis üle ka tabeli. Tabel seis eesotsas 2 tükki on ees, City, Liverpool nagu terve hooaeg. Livel 1 mäng vähem peetud, 86 punkti, Cityl 1 mäng siis rohkem peetud, üllatus, ja 90 punkti. Ehk siis siin on nagu põnevust küllaga ja siis käib vaatame kohe selle perspektiivi üle, et millised võimalused meil praegult on, et Manchester City see hooaeg ei saa championiks. Peab kaotama ja Liverpool peab võitma. Aga järgmise mängu mängib Liverpool Southamptoniga. See on kohustuslik võit, on ju? See on kohustuslik võit, selleks ajaks, kui saade on eetris, on see mäng juba peetud. Aga siis mängib viimane mäng on Wolverhamptoniga ja City mängib veel viimase mängu Aston Villaga, kes ei ole nüüd nii tippvormis või sellises vormis, nagu nad olid sügisel. No, aga West Ham suutis neile paugutada 2 tükki ära nädalavahetusel, nii et siin nagu ja mängisid ju viiki 2-2. No West Ham on natuke teises vormis praegu kui Aston Villa. Jaa, aga see annab ikkagi tegelikult ju lootust. Aston Villale ja Liverpoolile lootust, et Cityt on võimalik üllatada ja eks nemadki ole ju natuke nördinud ja löödud sellest, et meistrite liiga libises taaskord käest. Ma ütlen, millest mina nördinud ja löödud olen. Nii. Sellest, et City ikkagi tagasi tuli selles mängus ja viigi välja võttis 2-0. 2-0 oli West Ham tegemas ajalugu, vähemalt minu ajalooraamatus, väikeses roodulises ajaloovihikus. Aga käime kiirelt üle ka veel Eesti liiga, vaatame, mis meil seal põnevat on toimunud. See nädal oli meil natukene siuke mängude vaesem. Meil peeti ainult 4 kohtumist. Ja omavahel meil siis kohtusid Levadia ja Paide, Trans ja Kalju, Kuressaare ja Kalev ja Tammeka Pärnu Vaprus. Kõige olulisem mäng loomulikult Levadia ja Paide. Aksalu käkerdas, Levadia karistas ära ja mis on hea nali, nagu päriselt. Paide on 4. kohal, neil on 22 punkti, 5. kohal on Kuressaare ja 19 punkti ja eelarve vahe nendel 2 satsil on ikka nagu, ikka väga drastiline, et kui me räägime siin ala Paide puhul eelarvetes kusagil sinna 1 miljoni kanti on ja siis Kuressaare peab ikkagi nagu kopikatega sellega hakkama saama, et Paide küll investeerib, aga täna tulemust ei tule. Okei, suutsid hoida Flora 0, mängisid 0-0 viiki, Klaavan tegi suurepärase mängu, aga kokkuvõttes ikkagi mina ütleksin seda, et Paide on täna flop. Mul on asjale lihtne lahendus. Saaremaa või ja vorstitööstus ehk siis liha- ja piimatööstus panevad rahad kokku ja ostavad Kuressaarele paar sellist suuremat staari. No aga neil on Reinkord tuli. Floorast väga hästi mängib, lööb, skoorib on ja meil eelmise nädalal külaline Pajunurm tegelikult, olgem ausad, ei saa ju öelda, et oleks kehva poiss on ja... Ma ei tea, ostab neile paremat putsat siis. Igatahes, et eelarvet tõsta. Ei nõus, Kuressaare on see aasta nagu väga ägedalt üllatanud ja kihvt on vaadata, et kuidas neil läheb ja... Seda väärtuslikum on Pärnu võit.
Absoluutselt ja no olgem ausad, isegi Flora kardab Kuressaaret, neil on nüüd teisipäeval on A. Le Coqil mäng ja mida Flora tegi, nad tõid harjutuseks või soenduseks, tõid endale Kiievi Dünamo, et valmistuda Kuressaare vastu, et ega see nagu nalja asi siin ei ole. Jah, päris kõiki staare kohal ei olnud, aga piisavalt, et kottida Florat 3-0 tuimalt ära ja aga mis sa teed, oligi anti ju ka siin ju Ojamaale ja Allikule ja Zenjovile ja poiste, Ojamaa ei saa nii kure vastu mängida, on kaartidega väljas, aga jah, et Allikule ja Zenjovile anti ju lausa ka puhkust Dünamo mängus, et ikkagi kure vastu vormis oleksid, nii et nali naljaks, aga kure on korralik Robin Hood ja ta suuri on kollitanud möödunud hooaegadel kõvasti ja ma arvan, et ega nad ka see aasta tahavad seda kõike teha ja neil on nälg, kurel on nälg, tahavad jõuda kõrgemale. Tõsi on. Aga vaatame kiiresti üle ka ülejäänud suured Euroopa liiga tabelid ja alustame Bundesliigast, kus kõik mängud on juba peetud. Seis lihtne, Bayern võitis Dortmund 2, Leverkusen 3, Leipzig 4, Berliini Union 5, Freiburg 6 ja Colonia 7. Need on siis ka satsid, kes lähevad Euroopasse ja pakkisid oma kotid kokku Berliini Hertha, Bielefeld ja Fürth samamoodi pakkisid oma asjad kokku ja nemad lähevad siis alumisse liigasse või siis ülemineku mängudele, nii et Saksa liiga lukus kotis sellega kõik kena. Vaatame üle ka, mis on Prantsuse liigas. Seal on veel mõned mängud natukene mängida. Üks mäng on jäänud. PSG esimene, Monaco nüüd tõusis teiseks, Marseille teine, Rennes 4 ja Strasbourg 5. Siin on põnevus lihtsalt selles, et esikolmik saab siis meistrite liigas mängida ja esikolmikusse võib veel pürgida ka Rennes ja Monaco ja Marseille ja Rennes kolmekesi võivad siis otsustada selle esikolmiku ja Strasbourg muuseas võib ka veel sõna sekka öelda juhuks, kui Monaco ja Marseille võidavad oma viimast mängud ja Rennes kaotab, siis Strasbourgil on võimalus võidu korral tõusta Rennesist mööda ehk siis Euroopa liiga kohale. Nii et siin on see põnevus. Ja varem mainitud Bordeaux hakkab siis... on juba pakkinud kotid, seal ei ole midagi teha. Seal ei ole midagi teha. Aga huvitavalt kehva hooaja on teinud siis või kesise hooaja on teinud Lille, Nantes ja Lyon. Täiesti nõus. Ja Hispaanias on otsustatud ära esimesed 2 kohta, Real Madrid kindlalt võitnud, Barcelona kindlalt teine. 3. ja 4. kohale käib kõva võitlus Atletico Madridi ja Sevilla vahel ja siin Euroopa kohtade peale veel Betis, Sociedad ja Villarreal. Villarreal mitte enam nii väga mängus, aga Betis ja Sociedad jagavad oma vahel ära siis Euroopa liiga ja konverentsiliiga koha. Ja tahate nalja kuulda, Real Sociedad mängib Atletico Madridiga viimases voorus, Betis mängib Real Madridiga viimases voorus ja Villarreal mängib Barcelonaga viimases voorus. Nii et siin läheb ikka väga põnevaks. Ja koju lähevad siis, või siis koju madalamasse liigasse kukuvad siis Mallorca, Lavente ja Deportivo Alaves. Sellised olid selle nädalased jalgpallijutud. Kohe-kohe on kõik koduliigad läbi ja siis me hakkame valmistuma suureks suviseks ülemineku mölluks. Selge on see, et igaüks poodiumi nädala tegijaks ei saa, aga iga Siontek saab küll. Tada! Siin ta meie ees on ja loomulikult põhjus, miks ta meie nädala tegija on see, et ta võitis juba 5. turniiri järjest ja see on märkimisväärne saavutus. No, ma arvan, tehke järgi. Ja möödunud nädala äpardujat oli väga raske leida, sest neid oli väga vähe, kuid selle au ja kuulsuse teenis siiski välja. Kasahstani jäähokikoondis, kes pingutas Taani vastu niimoodi, et hambaid lendas, aga siiski kaotasid 9-1 ja said endale tiitliks nädala äparduja. Kurb, aga tõsi, aga kurb. Kasahstani hokikoondis, sa pead veel rohkem pingutama. Ja nüüd me oleme jõudnud selle kõige-kõigemana see kreemala kreemini, kes on poodiumi nädala jalgpallur, 1000, 10 000 tippjalgpallurid praegu vaatavad teleka ees. Kas me hüüame maha tema nime? Margus, mis nime sa maha hüüad? Kevin De Bruyne! Loomulikult oli palju jalgpallurid, kes vääriks seda tiitlit, aga Kevin De Bruyne on lihtsalt tõusnud vähemalt 95% oma tasemest, oma potentsiaalist ja üks andekamaid pallureid ta on Manchester City's. Ja loomulikult ka selle eest, et Wolverhamptonile paugutas ta mitte isegi hat-tricki, vaid lausa 4 väravat.
kõva saavutus, suurepärane töö. Kevin De Bruyne minu arust tõesti üks maailma parimaid keskvälja mängijaid on, aga mina endiselt tahan teada, palju ta raha teenib. Ja teenib ka mitte vähe, 400 000 naela nädalas. See on... No see on seal, ütleme, ühel pulgal juba Busquetsiga, jah. ja tean salainfot, siseinfot Norrast helistati mulle öeldi, et Haaland hakkab teenima De Bruyniga sama palju pappi. Norrast hakatakse maksma talle või? Võib-olla tõesti, ma ei tea, kus täpselt, aga see igatahes nii palju raha talle makstakse. Ei ole vaesed need mehed, aga teevad ka tööd nagu loomad. Täna on meil täirubriigis teile ka väike üllatusvaruks, sest uue elemendina alustame täna me nädala meemist ja nädala meemiks on seekord selline pilt. See pilt on siis inspireeritud mängust Arsenal versus Tottenham, kus oli mängus põhimõtteliselt meistrite liiga koht ja Arsenal sai 3-0 vähe ja see pilt võtab unistuse meistrite liigast väga hästi kokku. Käes on väljakutseaeg ja tänaseks väljakutseks on taas kord viktoriin ja teemaks on jäähoki maailmameistrivõistluste ajalugu. Nii, Lauri, mul on sulle 6 küsimust. Kui sa neist 3 õige vastuse annad, siis sa pääsed karistusest, milleks on seekord ühe jäähoki teemalise meemi väljamõtlemine ja selle loomulikult presenteerimine järgmises saates. Jäähoki MM-i põhjal siis on, jah? Jäähoki MM-i põhjal, just. Ma hakkan meemi tegema. Hakka siis meemi tegema. Ma tean, et sa oled suur jäähoki ekspert. Tohutu. Ma siis küsin väga lihtsad küsimused. No nii. Esimene. Rahvusvahelise jäähoki turniirile pandi algus 1910. aastal, mil peeti esmakordselt Euroopa meistrivõistlused. 1908. aastal loodi siis Rahvusvaheline hokiföderatsioon, küll teise nime all, mis ta täna on. Ja küsimus järgmine, mis aastal toimusid esimesed maailma meistrivõistlused? Hokis, kui siin esimesed sutsakad oli mingi 1900 algusen ja siis meil tuli esimene maailmasõda, siis oli maailmas... Ma arvan, kuidagi väga paljud asjad on alanud peale teist maailmasõda ja see lõppes meil 49 ja... Teine maailmasõda, 46. 46 või? 40. No tegelikult lõppes 45, aga... 45 ja 41-45 oli, on ju. Issand, kui piinlik, nii loll, vaata nüüd nagu ameeriklanid jalgurid, mitte midagi maailma asjadest. 45 lõppes maailmasõda. Ma arvan, et see toimus 49. Vale vastus, tegelikult toimus 30. aastal, aga esimesed maailma meistrivõistluste nime all kirja läinud võistlused toimusid juba 1920. aastal, kuna varasemal perioodil läksid olümpiamängud ka kirja MM-ina. Nii et 1920 suve olümpiamängud läksid juba MM-ina kirja. Suve olümpiamängudel bändi hokis. No tali olümpiamänge siis veel ei toimunud, sellepärast. Aga järgmine küsimus. Punkti ei saanud, jah, lihtne. Ja nii lõpuni välja. Jällegi selline tore ajalooteemaline küsimus. 1930 kuni 1952 võitis MM-turniiri ainult üks riik 12 korda järjest. Milline? Nõukogude liit. Oota! Kanada. Jaa, õige, jõudsid parandada. Okei, punkt kirjas. 1-1. 1-1. Nii. 3. küsimus. Nõukogude liit sai domineerivaks jõuks 1963. aastal, kus ta kuni 1991. aastani võitis 26 MM-ist lausa 20. Ainult 3 riiki peale Nõukogude liidu võitsid sel perioodil üleüldse medaleid. Ja ainult üks nendest võitis kuldmedaleid. Nimeta need 3 riiki ja kui sa nimetad ka selle ühe riigi, kes võitis 3 kuldmedalit sel perioodil, siis sa saad 2 punkti. Kanada. USA. Ja 3 riiki tahad saada, on ju? Jah. Soome või Rootsi. Soome. Nii. No ütleme, et tehniliselt sa võiksid teenida nagu mingisuguse 0,3 punkti. Sest Kanada on tõesti õige vastus, aga tegelikult teised olid siis Tšehhi,
ehk siis Tšehhoslovakkia ja Rootsi. Nii, sul oli selles mõttes Rootsi ja Soome vahel nagu õige dilemma seal. Aga USA polnud üldse pildil. USA ei olnud pildil, jah, tükk aega ei olnud USA pildil ja Tšehhoslovakkia oli see, kes võitis 3 kulda. Ja, mina esimene hokimälestus mul on 98 Nagan olümpiamängud, kui Tšehhi võitis. Aha. Ja Hašek oli väravas. Ja, Hašek oli väga hea värav. Oli tõesti selline legendaarne mees. Nii, aga siit punkti ei tule ja 4. küsimus. 2-1 on siis praegu seis, jah? Jah, 1 punkt on sul, jah. Sinul on 2. Jah. Milline on Läti meeste koondise läbi aegade kõrgeim koht MM-il? Läti. 4. Nii kõrget kohta neil ei ole olnud, nad on seal 10. koha ümber tiirelnud, ma võin sul nii palju vihjeks öelda. 8. Ja siit ka punkti ei tule, sest õige vastus on tegelikult 7. koht. No napikas! 97 Soomes, 2004 Tšehhis ja 2009 Šveitsis lõpetas Läti hokikoondis 7. mis on väga kõrge koht, aga no loomulikult esinelikus neil asja pole olnud. Ma mõtlesin äkki kunagi 100 aastat tagasi. No. 100 aastat tagasi. Ma olen juba kaotanud, ma hakkan meemi tegema, nii küsime viimased küsimused ka ära. Nii, ja 5. küsimus. Jäähoki eelkäija sündis 19. sajandi teises pooles. Midagi sellelaadset mängiti isegi palju varem ja mängule oli palju versioone. Üks sellistest näiteks oli bändi, mida mängiti palliga, mis oli populaarne Nõukogude Liidus ja isegi Lätis. Mis tõttu Nõukogude Liit alguses ei olnud väga kõva hokiriik. Litriga mängu hakati esialgu nimetama Kanada jäähokiks. Mis tõttu Kanadat ka hoki sünnimaaks peetakse, ehkki esimesed hokilaadsed mängud peeti ilmselt Kesk-Euroopa külmunud järvedel, seal juba tükk maad varem. Millest aga valmistati esimesed litrid? Kas selleks materjaliks oli 3 varianti? Vahtrapuu vaik, lehmakook, kaka või puuseen? Vahtra vaik, sest et mulle tundub, et kaka laguneb laiali ja puuseen on natukene pehme, kui seda kõvasti peksta, aga vaik tundub süke hea tummine tükk, mis võib koos pisida. Jah, loogika on, vaata kui hea variandi ma valisin. Tegelikult õige vastus on lehmakaka. Aga ma arvasin, et vahtra vaik oleks hea petekas. Õigi. Tõepoolest, kaka muidu valgus laiali, aga ta on külmunud. Tõsi ta on. Ja mis on praegu ka hokilitritega tehakse samamoodi, külmutatakse ära, et nad ei põrkaks liiga, vastu kautšukist. Nad kipuvad põrkama ja see on ohtlik publikule. Mis tõttu praegu neid kasutatakse mingi 7-20 litrit mängu jooksul. Et võetakse külmast välja ja. Väga huvitav. Ja, nii et nüüd on viimane võimalus lihtsalt nii-öelda oma nägu päästa. No, punkt on kirjas, au on päästetud. Ja, selles mõttes au on päästetud, ja. Aga okei, 6. küsimus. Võite kõik muidugi kaasa mõelda. Kanada ja Nõukogude Liit, hilisem Mantliperi ja Venemaa jagavad esikohta võidetud kuldade arvu poolest läbi ajaloo siis. Mõlemil on neid säravaid medaleid 27. Milline riik asetseb selles tabelis 3. kohal? Meil on läbi käinud USA, Soome, Rootsi, Tšehhoslovakkia / Tšehhi. Ma võin ka öelda, et neil on muuseas kõige rohkem võidetud pronksmedaleid. 21 pronksi lausa. No Soome on mingi lege pronksi. See tegelikult siin nagu, ma ei mõtle välja seda. Ma ütlen sulle paar vihjet lihtsalt. Nii. Näiteks kuldmedaleid, nemad on võitnud 12 kulda. Kui me vaatame siin Soomet, eks ole, Soome enne 90-ndaid polnud olemaski. Aga siis ma ütlen Tšehhoslovakkia. Õige! Tšehhoslovakkia ja Tšehhi siis nagu kahe kokku on 6+6. Väga nice. Vot selline oli siis meie väljakutse rubriik täna. Aitäh sulle, Lauri! Sa olid väga hea kaotaja. Ja jääme ootama järgmise saate Lauri meemi selle jäähoki MM-i teemal. Tõeline spordilaviin on meid ees ootamas sel nädalal. Kõike seda ei jõuagi teile kohe praegu ette lugeda. Jäähoki, jalgpall, korvpall, NBA, NHL ja nii edasi. F1 ralli loomulikult. Aga et natuke põnevam oleks, siis loomulikult on meil stuudios taas kord Tanel Tursk teile tulemast ja räägi meile siis koefitsientidest, kuhu me saaksime oma adrenaliini kütta.
No alustame taas jalgpallist. Natukene tegelikult on vaiksem nädal kui tavaliselt, aga nädala keskel on pakkuda siuke väike maiuspall Euroopa Liiga finaali näol. Siuksed ebatraditsioonilised tiimid seal Eintracht Frankfurt ja Glasgow Rangers. Favoriit selles mängus on sakslaste Frankfurt. Karikavõidu koefitsient on neil 1,65 ja Rangersi võit tooks raha tagasi 2,24 kordselt. See on tõesti üllatav, sest Frankfurt on ju Saksa liigas ju täitsa keskel allpool isegi, et on siuke sats jõudnud finaali välja, mis on nagu kõva saavutus. Aga ajalugu on neil. No, ajalugu ei mängi täna seda finaali. Aga näed, mängib. Vaatame, kes on finaalis Madrid. No ma räägin meistrite liiga finaalist, eks ole. Ajaloolised tegijad. Seda küll. Aga Eestis mängitakse ka ju karikafinaali. Jah, laupäeval lähevad Areenal vastamisi Kalju ja Paide. Mängukoefitsendid saabuvad natukene hiljem, sest Eesti liigas aeg-ajalt toimub see asi natukene viibimisega. Aga Kaljul on veel ka nädala keskel siis soojendusmäng Premium liigas Levadiaga, et neil tuleb raske nädal ja kaalul on neil kindlasti palju, eriti siis karikafinaaliga, kus on põhimõtteliselt otsustatakse ära Euroopa konverentsiliiga koht. Ja olgem ausad, see tähendab 200 000 euri on automaatselt klubil taskus olemas, kui pääsed Euroopasse, nii et siin ei mängita mitte ainult tiitli peale, vaid ka raha peale, ikka korralikult mängitakse raha peale ja ma arvan, et see saab olema ikka korralik andmine. Ja, aga natuke rohkem eure, õigemini naelasid jagatakse välja meil Premier League'is ja seal on ka lõppu sprint on nii-öelda päris põnev. Premier League'i lõpusprint on tõesti toimumas. City suutis möödunud nädalal paar punkti minetada. Ikkagi nad on selge favoriit tiitlivõidule, aga Liverpool on valmis ründama, kui nad komistavad. Et Liverpool peab siin nädala keskel mängima veel Southamptoniga ja siis viimases voorus on mõlemad meeskonnad kodus, Liverpool Wolvesi vastu, City Aston Villa vastu. Eks näis, kes pühapäeval siis lõpuks karika pea kohal tõstab. Cityl on ka väike eelis väravate vahe osas, et kui peaksid võrdsetel punktidele jääma. Seda vist ei saa väga juhtuda, see on väga keeruline. On ju. Võrdsetel punktidel võivad põhimõtteliselt jääda näiteks siis vist, kui City teeb veel ühe viigi. Viigistab, jah. Et seal on sellised võimalused, aga pigem see on nagu ebatõenäoline stsenaarium ja see nõuaks Liverpoolilt väga palju väravaid. Aga siis on kaks karikat, üks viiakse siis Manchesteri ja teine Liverpool ja siis vaadatakse, kumb seda pea kohal saab tõsta või? Ma mõtlen ette, et ilmselt tehakse nii seda asja, jah. Et keegi ei hakka Uberiga sõitma üks hetk Manchesterist Liverpooli. See on isegi lennukiga on siuke tunnike. Aga City mängib kodus ja vaevalt, et ta selle käest. Live ka mängib kodus. No ühe mängib väljas. Premier League'is on jagada veel ka 4. koht, Tottenham ja Arsenal madistavad selle nimel küll mitte oma vahel, aga kaudselt. Arsenalil on sel nädalal ees nüüd 2 mängu Newcastli ja siis kodus Evertoni vastu. Kui nad need võidavad, saavad nad selle koha endale. Tottenham mängib nädalavahetusel Norwichiga võõrsil. Ja siit tõenäoliselt kohustuslik võit nii-öelda. Võtta neil vaja. Ja olgem ausad, kui nüüd vaadata seda, mis toimus möödunud nädalal Arsenali ja Tottenhami vahelises mängus, siis Tottenham ikkagi selle mänguga ütles, et nemad ikkagi väärivad Euroopasse pääsu, mitte Arsenal. Ja eks neil muidugi natukene kukkus jala peale ka see pall mõneti, aga siiski tugevamaid ju õnn soosibki. Ja Itaalia lõpusport on samuti käsil hirmus põnev. Jah, Milano jääb seal trumpe enda käes, mängivad võõral väljakul Sassuologa, neile piisab viigist. Ja huvitav fakt on see, et Sassuolo omanik peaks olema ka tugev Milani fänn olnud aastaid. Samas Sassuolo ise on terav sats noorte ägedate ründajatega, kes võib peavalu valmistada, kuigi neil ei ole enam ise millegi peale mängida. Natuke on juba rannameeleolu võib-olla. Me Margusega just rääkisime, et meeskonnad, kellel ei ole millegi peale mängida, võivad väga hästi mängida, väga hullult hästi üllatada. Et seda saab olema huvitav näha, jah. Ja siis Inter samal ajal mängib siis San Sirol Sampdoriaga. Et väidetavalt on sellised kordused, kui Milan peaks oma asja ära tegema, siis Interi fännid peavad kodustaadionilt kähku minema, et Milani omad saaks sinna pidu tulema panna. Aga jäähoki MM käib meil, kes peale esimesi voore on koefitsiendi tabelis kerkinud favoriidiks? Kanada on hetkel tõusnud Soomest mööda favoriitide tabelis, kuigi mõlemad on omad mängud võitnud
mis on veel toimunud, on see, et USA lootusi on natukene allapoole toodud, et kui nemad olid enne seal 5. favoriitide ringis, siis nüüd nad ei ole, et nüüd on favoriitide ring pigem 4, siis koos Kanada, Soomega on seal ka Tšehhi ja Rootsi. Ja grupifaasi mängud jätkuvad kuni järgmise nädala alguseni. Siis hakatakse play-offima. Jah. Aga ralli ootab meid ju ees. Jaa! Ralli ootab ees Portugalis. Tänak on võib-olla suuremate lootustega sinna minemas kui varem. Konkurents on kõva, sest Sebastianid on ka kohal. Koefitsiendid on ka üsna võrdsed. Favoriidiks peame Ogieri umbes. Koefitsient peaks jääma sinna 5 kanti ja Tänak on hetkel siis hinnaga 7. Ja F1? F1 Barcelonas Verstappen läheb favoriidina rajale, Leclerc üsna võrdne konkurent, teistel väga suuri võidulootusi ei nähta. No aga ütleme niimoodi, et see on ka viimane kord, kui Leclerc ilmselt nii kannul on, sest et on näha, et ikkagi Red Bull on masina paremini tööle saanud ja on kiiremad igas asendis, nii sirgel kui kurvis, nii et see pulvist, et me näeme hooaja lõpuni Leclerci ja Verstappeni võistlust, tundub praegu juba vaikselt hääbuvat. Aga Tanel, aitäh sulle, et sa jagasid meiega taaskord koefitsiendi informatsiooni ja sinuga me kohtume ülejärgmine nädal, sest et sina lähed teed väikse tiiru puhkusel, ma sain aru, ja head puhkust sulle ja näeme sinuga siis üsna pea. Ja sinule, kallis vaataja, samuti aitäh, et sa vaatasid, et olid meiega ja kui sa tahad teada natukene rohkem ja kuulda natukene pikemat koefitsiendi juttu, siis kindlasti vaata ka meie erisaadet, mis on pikem, kus me räägime tuleva nädala spordisündmustest ja koefitsientidest. Aga praegu meie sulle siit lehvitame ja ütleme ilusat nädalat. Ilusat spordinädalat. Ja. Kõik on võimalik. Olivett.